Jõu, tere tulemast meie Plantcasti, vodcasti, mis iganes podcasti. Täna me ei ole enam oma tavapärases garaažis. Võtsin Diana ka kaasa. Tahtsite teda ilmselt näha. Siin ta on. Prepare yourself. Tere! Aga räägi Diana siis, kus me täna oleme ja miks me siin oleme? Me oleme täna Tartus. Totnuva Baltiku töökojas. Et meile kirjutas Totnuva ja arvas, et natuke oli kahju, et me oleme hästi külmas garaažis ja kutsus, et tulge siis tehke meie töökojas oma podcasti, Plantcasti, taskuhäälingut, mis iganes, meil selle nimi tänaseks on. Et siin me oleme. Anu, kuidas on soojem ka või? Oluliselt. Minu hääl muidugi väidab vastupidist, aga pole hullu. Aga ma seda hingeauru ma ei näe, mis teil nagu talvises podcastis ikkagi oli. Ega seda kohe ei olnud, see tuli lõpupoole. No siin vist ei hakka tulema ka hingeauru. No loodaks. Tahaks ükskord nii ka teha, et pärast ei oleks 2 nädalat haige. Selles mõttes, mida kõike me teie jaoks teeme. Aga... Kas sa tuled siia istuma või sa jääd sinna selle võtmega? No ma siin panen adra kokku ja ma kohe tulen. Pole hullu. Aus tööriist. Kui see võti on kadunud, kallid Totnuva poisid, siis Anu käes on see võti, sest et tal on ikkagi selle võtmega täna meile probleeme. Mina olen ikkagi endiselt adra usku. Me peame tegema ühe ülestulistuse. Ma ei tea nüüd, aga äkki enne paneme selle küünle põlema või senikaua, kuni selle küünle põlema, et ma räägin, mis meil juhtus olukord siin. Jah, annan minna. Me ei tee seda praegu esimest korda. Me ei räägi leeklambist, me räägime sellest podcastist. Me tegime selle juba ära tegelikult eelmise päeva õhtul kell 5, kui ma ootan ära selle pausi. Kõik, kes aru ei saa, siis meil on leeklamp ja küünal läks põlema. Nagu ikka, traditsioone ei saa murda. Hakkame siis minema kuskilt otsast. Ühesõnaga, me tegime eile selle podcasti valmis ära. Õhtul, kui Totnuva poisid olid läinud koju kell 5, siis meile anti ruum üle. Tegime kõik ilusti kenasti ära ja siis õhtul Karel, nüüd tuntud ka digihelvik, avastas, et helidud mikrofoni peale ja kui nüüd ka heli mikrofoniga peale ei tule sellele asjale, siis me rohkem ei tee seda. Kõik tahavad kindlasti kuulda, kuidas ma nina nuusken. Ühesõnaga, me tegime eile selle podcasti taskuhäälingu ära, avastasime õhtu, et heli ei ole ja kuna täna on siuke päev, kus kõigil on hästi kiire, siis me leidsime, et mis kell oleks hea teha podcasti? Mis kell on praegu? Kell on 7:10. 7 läbi 10 minutit. Mina veel magan, Anu ja Karel on juba päris entusiastlikud. Et ühesõnaga, meil on siin ka Totnuva turundusjuht, kui ma võin nii öelda, et tema ärkas ka hommikul tänu meile, lihtsalt hommikul hästi vara ja tegime ukse lahti. Et me tegime ühe korra podcast ära, see oli peaproov. Täna me saame hakata siis rahulikumalt neid samu teemasid lahkama, mida meile tegime. Aga mida meile tegime, Anu? Mida me rääkisime meile? Pikalt, laialt, paljudest asjadest. Või miks me üldse oleme täna? Miks mina siin olen? Jaa, miks Karelit ei ole siin täna? Karel on meil muidugi olemas. Karel olgu seal teisel pool oma ette praegu. Karel on meil täna kaameramees. Lihtsalt me tervitame siin juba ära igaks juhuks Varmen Tõnise ette, et juhul, kui meil on siin igasugused multicam shotid, siis Karel tegutseb sellega. Jaa, aga Diana on täna siin sellepärast, et meil jäi tegemata naistepäeva podcasti eriõnne ja meil on päris palju naise vaatajaid, kuulajaid, fänne, jälgijaid, võib-olla ka heitereid. Pole hullu. Aga teeks teile ka midagi erilist. Räägiks täna siis millestki muust, kui seda on taimekaitseplaanid või väärtusskeemid. Et räägiks sellest, kuidas on üldse olla naine põllumajanduses või miks me siin oleme. Põllumajanduses, ma mõtlen, mitte siin, aga võtaks selle teema ka korra nagu lahti. Ja selle, kuidas üldse näiteks meie saime põllumajandusse sattusime ja kuidas meil siin läheb täna ja mis meie nii-öelda väljakutsed, probleemid on. Et täna meil tegelikult on põllumajandus väga palju naisterahvaid ju erinevates sektorites, et kõigil on võib-olla sellised omad mured ja
probleemid, aga üritame siis natukene. Meil kolksub selles mõttes, kui meil on podcasti kuulajad, siis meil on klaasist laud siin, mis teeb siukseid huvitavaid kolksusid. Jah, on. See käib asja juurde täna lihtsalt. Iga kord, kui vett joome, siis käib kolks, et te teaksite. Et aga ühesõnaga, kuidas sina sattusid põllumajandusse? Räägi oma story nüüd ära. Keegi veel ei tea niikuinii. Jah. Kui nüüd kõik ausalt algusest ära rääkida, siis mina olen ikkagi, ma ei tea, mitmendat põlve maakas. Vähemalt 8 põlve on dokumenteeritud. Seal on olnud talupoegasid ja igasuguseid siukseid tegelasi ka. Aga mina konkreetselt ikkagi olen nii-öelda kasvanud väikses talus. Meil olid lehmad, meil oli põllumaad seal kuskil 400-500 hektarit. Ja tegime seal natuke ise vilja ja heina ja silo ja värki ja karjatasime seal neid putuloojusid ka ja ütleme niimoodi, et eks see pisik sealt nagu tuli, et minu vanaisa oli elukutseline kombainer, autojuht. Kui kombainida midagi ei olnud, siis ta sõits autoga ringi. Ja ilmselgelt niisugune pisikene anu käis vanaisaga kogu aeg kombaini peal kaasas, kui viljakoristusooaeg oli ja tõenäoliselt sealt see pisik nagu sai mulle külge. Selles mõttes, et kui sa ikka oled nagu näinud, kuidas vili läheb eedrist sisse, siis sul ei ole nagu valikuvarianti selles mõttes. Et jah, maast madalast nagu kasvanud selle asja sees tegelikult. Vanavanemad ka kuigi palju, ikka kodus oli neil ka 1, 2, 3 lehma, et kõik nagu toimetasid muude asjade kõrvalt, natukene kodus tegid ja see on siuke tavapärane taks, et ega mul suurt valikuvarianti ei olnud, et mõtlesin küll, kas minna õppima loomakasvatust või agronoomiat või ajalugu. Väga huvitav kombo. Aga otsustasin ikkagi minna põllumajandusse siis lõpuks, et kuigi kogu aeg loomadega nagu tegelen, siis seda valikut ma siiski millegipärast ei teinud, et tundus natuke võib-olla liiga keeruline, et aga kui sa mõtled oma lapsepõlve peale tagasi, et kui vana sa olid siis, kui sa traktoriga hakkasid, sa olid traktoriga täna meil ka, et kas oli nii, et nii kui pea hakkas kandma või ütleme, jalad künnisid pedaalile nii-öelda? Päris täpselt ei tea, mis esimene töö nagu võis olla selles mõttes, mis ta nagu reaalselt oli. Mul endal on mälupilt, kui ma olin 10-11 ja ma läksin esimest korda siis üksinda iseseisvalt heina vaalutama vana Leedu kaarutivaalutiga. Ma ei tea, meil kutsuti teda Leedomaks, tõenäoliselt ikkagi oli leedukas. Siuke vahva, et kui sa sõitsid sellega põllule, siis sa pidid selle nagu lahti pakkima, seal mingeid rattaid keerama, sellepärast, et nad ei olnud ilmselgelt tööasendis, kui sa tee pealt tulid ja ta sul pikalt nagu sabas jooksis. Siuke vahva riistapooli, millega tohtis keerata ainult ühele poole ja see vist oli paremale. Sest kui sa vasakule keerasid, siis tuli kardaan nagu sealt, läks pooleks ühesõnaga, et kardaan oli kindla pikkusega. Ja valele poole keerata, siis oli pidu pärast seal taga. Et on juhtunud, et läks lappama, aga pole hullu, händlisin ära, selles mõttes ikkagi iseseisev naisterahvas. Eesti naisterahvas. Et sai nagu kõigega hakkama selles mõttes, et aga jah, minu enda esimene nagu mälupilt, kus ma nagu päriselt üksi tegin, on jah see niisugune heina vaalutamine. Hiljem tulid sealt kõik muud asjad ka, pressimised, siloteod, niitmised, kündmised, põhimõtteliselt you name it, I've done it, et ainuke asi, mida ma olen nagu proovinud, aga mitte nagu pidevalt teinud, on taimekaitsetööd, et see keemia ja värk pigem ei tegele selles mõttes nagu päris niimoodi käed juures selle asjaga, aga kõige muuga ikkagi kõik on tehtud nii-öelda, et vana künnihunt, et eks see heinategu ja kündmine olid niisugused esimesed toimetamised. Mina mäletan neid pilte, kui sa käisime ülikoolis koos, kui keegi veel ei tea. Et sa ikka saatsid neid pilti, kus oli küünad, on ju, et
Anu on selles mõttes, sa olid ju tegelikult ka täna ju künnivõistlustega ju. Jaa, ma käisin Kohtunik, kohtunikuks selles mõttes, et on nagu huvitav, muidugi seal on suur vahe vahel, kas on nagu põllukünd No või jah, künnivõistluse künd, aga üldiselt jah, mulle nagu meeldib selles mõttes. Väga zen tegevus selles mõttes. Kui Karel digihälvikuse staatusest üle saab, siis ta paneb kuhugi, ma ei tea, siia alla nurka või sinna üles nurka või siia suurelt vahepeal mõned pildid meil lapsepõlvest ja traktoritest. Noh, kui ta hakkama saab, ta veel ei tea, kas ta saab hakkama. Ühesõnaga, kui ta siia neid videodesse ei pane, siis me paneme need Instagrami siis. Instagramis seda meeletut galeriid. Sest et me oleme ikkagi nii vanad, et kui meie hakkasime traktoriga sõitma, siis meil olid nuputelefonid. Siis tehti veel filmi peale pilte. Jah, täpselt. Guugeldage, mis asi see nagu guugeldage on. Et kui sa selle, nii-öelda, selle fotoaparaadi nagu varakult lahti tegid, siis oli kõik. Pildid olid tuksis. Jah. Et siis mina alustasin ka oma traktoristi karjääri ikkagi siis, kui sotsiaalmeediat ja nuputelefonid olid, et sotsiaalmeediat ei olnud, et Orkut oli. Orkut oli tõesti. Et aga nutitelefonidega oli väga keerulisem. Ma mäletan nagu seda, et ma olin võib-olla niisugused nagu mälupildid, nagu kui ma väike tüdruk olin, siis minul on ka olnud, et see lugu, et isa oli põllumees ja vanaisa oli põllumees ja vanaisa oli põllumees ja kõik olid põllumehed. Ja mina mäletan seda, et meil oli T25 ja kui keegi ei tea, siis on niisugune väike traktor, Vene traktor. Guugeldage, kui te ei tea, mis see on. Karelil on sääsk. ei tea, et need sääsed on teda taga kogu aeg. Aga ühesõnaga ma istusin selle siis traktori selle tööriistakasti peal, mis siin vasakul pool oli, kui keegi teab. Guugeldage järgi, kui ei tea. Istusin tööriistakasti peal. Väga ohutu selles mõttes. Istuda väikse lapsena tööriistakasti peal, ka arutasin vanaisaga heina. Et niisugust asju ma ikkagi jõlkusin ikkagi väga palju vanaisal ja isal kaasas põllu peal. Aga niisugused esimesed nii-öelda iseseisvad tööd kui sellised olid siis, kui me ostsime esimese lääne-traktori, siis ma käisin isaga kaasas kogu aeg, istusin kõrvalistmel. Ma olen teoorias väga tugev, sest ma olen väga palju kõrvalistmel istunud. Ja siis ma sain selle reversiga mängida edasi tagasi, et isa sõitis, ega ma siis, kui otstes oli vaja pöörata, siis ma mängisin reversiga. Ja mingi hetk siis ma ei mäleta, varem olin, ma ei tea, 12, 13, midagi niisugust. Siis kündsime kodus põldu isaga ja siis isa ütles, et enam ei viitsi, et istu rooli ja hakka kündma. Ja siis natukene ta kündis minuga seal koos ja siis üks hetk ütles, et ta läheb nüüd koju autot remontima, et me oleme kodupõllu peale, nii et kui midagi on, siis helista või et eks ta jälgib, mis ma seal teen. Ja siis sealt algaski minu niisugune traktoristi karjäär, et hiljem tulid mingi kultiveerimised juurde, et siis juba vend õpetas, et umbes, et võtad selle kõige kaugema kase, mis seal teise põllu otsas on ja senikaua sõidad selle kase juurde, kuni nina on vastu puut sisuliselt, et sest meil ju GPS-i too hetk ei olnud ka. Et mis asi oli autorool? Jah, täpselt. See sääsk on minu juures, kärbesõidamine täna siis. Et ja siis sealt juba tuli edasi niisugused nii-öelda, oligi kultiveerimised, isaga panime koos väetist ja ma ütlen, mul on väga tugev ikkagi nagu praktiseerinud kõrvalistmel, aga jah, mingi hetk, kui vanus oli seal, ma siis tegime load ära, tegin traktori load ära. Sellega oli ka muidugi hea nali, et isa pani, kui keegi teab, traktorilubade üks komponent on käruga tagurdamine. Vähemalt meie ajal oli, ma enam ei tea, kuidas nüüd on. Äkki nüüd antakse... Ei, peaks ikka olema. Nüüd antakse äkki võib-olla, ma ei tea, partnerkaardiga kaasa. et mina mäletan seda lugu, et kui isa pani heina maa peale, pani dokid püsti, niisugused staablidokid pani püsti, pani traktorile selle hästi lühikese diisliga niisuguse käru taha, ütles, et nüüd õpid tagurdamist. Et kui keerad rooli paremale, siis käru läheb vasakule ja vastupidi.
Joppisid sul pöörava sillaga käru ei olnud? Mul oli juba nagu sellega oli lühi, sest et minu väike aju ei võtnud kinni seda, et mida ma tegema pean. Ja oi, ma nutsin seal. Alguses oli isa seal juures, ütles, et Tanel ära, et majand üksinda ja siis ma seal üksinda majandasin ja nutsin aga noh, selgeks ma sain, et täna ma võin nagu öelda, et ma olen päris hea traktoriga tagurdaja. Tõenäoliselt Diana teeb silmad ette enamusele meestele. Selles mõttes, et kui keegi tahab challenge'it teha, siis vabalt võib selles mõttes, et Diana tagurdab kõigega ära, on see siis traktorkäruga või rekahaagisega, et ma olen näinud, kuhu ta on võimeline tagurdama, mina oleks öelnud nägemist. Lihtsalt meil oli hea näide, et meil on tervitan siinkohal omale naaberkuivati poisse, võib-olla kuulavad seda podcasti või vaatavad seda podcasti, et ma olin vist äkki 18 siis, on ju, et jah, ma ikkagi olen load saanud, 18 sain süügis, 18, siis oligi hooaeg, oli meil siis 19, on ju, et ja meil oli kuivatisse tagurdamine niimoodi, et sa tagurdad mäest ülesse ja siis sa pead keerama siis mäest ülesse, siis paremale nii-öelda. Jah, kui tagurdas vaatad, siis tegelikult isegi vasakule. Ühesõnaga, sa pead tegema nagu 90 kraadi all tegema pöörde. Tõusu peal, on ju. Ja aga nagu point on selles, et otse tagurdades on naabrimeeste kuivati nagu see vastuvõtukolu ja nad armastasid sinna panna oma teleskoplaatorid selle tõusu peale ja vahepeal nad panid sinna nagu vastuvõttu teise traktori ka. Ehk siis mul oli nagu 2 traktorit, mille vahel ma pidin nagu läbi tagurdama ja siis veel leidma nagu selle oma vastuvõttu nagu oluliselt ka veel vahelt ülesse. Ja nad panid mind proovile sellega, et nad jätsid reaalselt traktorid sinna paika ja siis vaatasid, mida ma teen, aga kuna ma tagurdasin lõpuks ikkagi ära, siis nad said aru, et jälle väga point. Ja lõpuks helistasin ka, et kuule, lõpetage nali ära, et aitab küll, et saate aru, et tagurdada oskan, on ju. Et niisuguseid asju nagu tehakse nagu naisterahvastele põllumajanduses, et pannakse nagu proovile, et kuidas... See on nagu väga hea sissejuhatus tegelikult. Tegelikult tänasesse teemasse, ma arvan. Jah, vähemalt või ühte nendesse siis. Ja. Et jaa, millega meie siis, kui naised põllumajanduses igapäevaselt nii-öelda peame rinda pistma ja värki. On mehed. On mehed. Jah, et vähe sellest, et oled nii-öelda noor põllumajanduses või nagu sektoris, on ju. Oled naine ka või? Kuigi täna enam võib-olla nii noor ei ole, aga 10 aastat tagasi oli võib-olla olukord vähe keerulisem. Et ja võtame näiteks sinu näite, nagu mina juba rääkisin ära, et traktoriga tagurdamine pandi proovile, et aga mul neid proovikivisid on siin teisi, aga kui võtame näiteks sinu puhul, et sa läksid ju peale ülikooli, töötasid mingit kodus, olid seal oma juures, on ju, ja siis sa läksid ju tööle agronoomina või töödejuhataja agronoomina, kuidas sul see jah, esimese hooga ma ikkagi läksin nagu sellisesse ka 2000+ hektarit ettevõttesse töödejuhataja agronoomiks, mis oli nagu selles mõttes päris huvitav ja suur amps nagu minna sellisest 500 hektarisest kodutalust, kus sul on mingisugune 50-60 lehma, on ju. Minna ettevõttesse siis, kus on 2000+ hektarit maad ja 500 lehma, eks ole, et väike siuke põmm-põmm hüpe, on ju, lisaks mingid lihaveised, värgid, jutud, on ju. Et suures pildis on muidugi nagu, tööd ja liigutused on samad. Lihtsalt ongi see koht, et selle asemel, et sa teed ise tööd ära ajal, millal sa arvad, et see on kõige optimaalsem, on sul mingisugused 8 matsi, on ju. Sorry, aga maal elama, on ju. Et on sul mingid 8 vende, keda sa pead nagu tööle organiseerima efektiivselt, eks ole, et omamoodi väljakutse niikuinii, aga lisaks sellele kõigele siis nende tüüpide nagu näod olid päris head, kui nad nägid, et tuleb mingisugune punase valgekirju jopega, tutimütsiga, mingisugune pisike naaskel neile töökotta. Käpikad käes või? Labakindjad? Olid küll. Anu kannab labakindjad. Minul on, mu vanaema on väga entusiastlik kuduja olnud mingil ajahetkel ja mul on väga palju kihvte värvilisi
labakindeid, ülinunnud, mulle väga meeldivad, pluss veel ülisoojad ja ma käin nendega nagu igal pool ja kogu aeg. Ka suvel. ei nii rets ma ei ole, aga nii külm ei ole, aga selles mõttes jah, nagu päris niisugune humoorikas pilt, on ju, tuleb nagu mingi lasteaiast, kui ära eksinud tüüp oli teil nende töökotta. Sest ma kujutan ette, kui sa läksid sinna, siis mis sa olid mingi 25 äkki või? Et sa läksid sinna. Oota, ma pean ootama, ma ei taha tegema natuke. Te matad seni kaua. See oli 2019, ehk siis ma olin juba läks bussi. 27 äkki isegi või? Isegi 27 või? Äkki jah. Ikkagi noor. Selles mõttes ikkagi... 26-27 midagi. 26 ja sögi. Sa said 27? Tähendab, meil on nagu imelikul ajal sünnipäevad ja siis nagu veider lihtsalt, et kunagi ei tea, kui vana sa olid tollel hetkel. Ma kujutan, et kui sa läksid sinna, siis 26-sena siis on ju, et paljud ju meesterahvad seal olid sul ju võib-olla isa eest või vanaisa vanused. Pigem isegi nagu vanaisa. Et kuidas nagu sa... Pigem isegi kuidas sa nagu sellega hakkama saad, või said, et need vanemad meesterahvad sind ju kuulaksid või et kui sa ütled, et me lähme nüüd külvame näiteks mingit seda kultuuri või me teeme mingit niisugust taimekaitsetööd või me lähme teeme nüüd silo hakkame tegema, et kuidas nad sind kuulasid, et sa said nad nagu põllu peale tööle, et nad ei ütlenud sulle, et kuule, võta mu tutimüts ja need labakindad ja uks on seal või et mida sina tüdruku tead sellest põllumajandusest? Ütleme niimoodi, et eks neid proovile panekuid oli ikkagi selles mõttes, et kant lihtsalt, kus ma töötasin, üks asi oli see, et pigem selline keerulisema mullastikuga, eks ole, kus ongi niimoodi, et täna saad põllule, homme ei saa põllule ja ülehomme on juba ammu hilja põllule minna, eks ole. Et eks see oli nagu selline koht, et need elupõlised traktoristid seal ikkagi ka pigem juba teadsid, kus mida teha saab. Ja kui sa nagu läksid mingi mõttega, et kuule, et meil on seal see allikapõld, et läheks randaaliks selle praegu ära, siis poistel oli küll niimoodi, et täna ei ole see päev. On ju? Pigem nagu toetasid siis sind või kuidas see nagu oli, et kas oli ka mingeid niisugust asja, et oligi, et kuule, et sa tuled mingi oma mõttega, ma ei tea, tahad mingit vahekultuuri külvata või mis iganes on ju mõte, et kuidas nagu võeti need omaks või pigem kas toetati, et kuule, et me oleme 20 aastat teinud seda põld, me ei lähe selle põllu peale või? Eks sellel oli nagu kahetist suhtumist selles mõttes, et üldjuhul ikkagi minu kogemus on see, et meeskonnas on selliseid tegelasi, kes nii-öelda kuulavad su jutu ära, võib-olla nad tahavad su käest saada põhjendust, et miks me peaks niimoodi tegema, on ju. Ja kui sa oled nagu võimeline neile pakkuma need põhjendused, siis nad on nagu rahul ja nad lähevad, teevad oma tööliini nii-öelda ära. Aga alati on ka neid tüüpe, kes nagu ikkagi panevad proovile ja leiavad nii-öelda lahenduse asemel 101 põhjust, miks asju mitte teha nii, nagu sina tahad neid teha. Et paratamatult nii ta on ja mida rohkem on meeskonnas liikmeid, seda rohkem on ka neid tüüpe, kes alati nagu on need nii-öelda minul on põhjused, miks mitte teha, mitte minul ei ole lahendusi, miks asju saaks paremini teha. Et eks seda on igal pool. Seda natuke on ka tänases ettevõttes tunda kohati. Et selles mõttes, jah, see paratamatult on nagu inimese loomus, et mõnel on nagu see, et selge, davai, teeme ära, ma saan aru, miks me seda tahame teha. Ja on teised, kes on nagu selle pärast ei saa ja tolle pärast ei saa teha ja nii ta läheb, on ju. Et aga jah, sellist nagu proovilepanekut ka kindlasti ikkagi on oma jagugi. Mõni on väga järjepidev ja paneb proovile, mõni teine nagu proovib korra ära ja siis saab nagu aru, et okei, see ikkagi oskab midagi. Teab küll, et rohkem pole mõtet nagu jebida nii-öelda. Sul võib-olla muidugi on nagu see nagu hea omadus ka, et sa näiteks oskad asju remontida, näiteks keevitada, et ma mäletan küll, kui sul on olnud niisugust olukordi, et ma keevitasin poistega nüüd selle asja kokku, et võib-olla nagu on ka näiteks üks variant, kuidas sina oled saanud nagu võib-olla nagu nendega nagu nii-öelda jutule või nagu ühele suunal, et sa nagu näitad ka, et sa päriselt asju oskad, et see kindlasti annab mingisugust sellist jah, nagu paremat positsiooni nii-öelda, et kui sa ei ole lihtsalt nagu kuiv teoreetik nii-öelda, vaid et sa praktiliselt oskad ka
kas siis asju ära seletada või saad nagu praktiliselt asjadest aru, eks ole. Et tänasel positsioonil on olnud vähem seda olukorda, kus ma peaks ise minema traktori rooli taha ja näitama poistele, kuidas mingit tööd teha. Tegelikult on meil täna kollektiivis ka naisterahvaid. Praktikantidele ma olen natukene näidanud, olen ise läinud rooli taha ja näidanud, kuidas midagi teha. Pean tunnistama, jäin okspooga valutades ise hätta, sest minu aju ei võtnud nagu kinni seda, et mida asja, kuidas, wow. Et ma sain nagu poolmaalu tehtud, aga ütleme niimoodi, et töölaiust ja seda asja ma nagu lõpuni lahti ei võtnud. Aga kui tuleb praktikant, on ju teil ettevõttes, et tegelikult et täna see nii-öelda sinu kogemus ise traktoriga tööd tehes on ju olnud see, et kui tuleb praktikant, sa pead teile oskama näidata, et mida ta peab jälgima, näiteks ma ei tea, on siis ta randaalimis või niitmis, et kuidas peab reguleerima, et ikkagi mingisugused töövõtted sa pead ju näitama, et sul peab olema see oskus nagu näidata, et mitte see, et mine hakka niitma, aga kuidas see niitmine käib ja kuidas see nii-öelda randaalimine käib või kündmine käib, et sul peab olema ikkagi mingisugust oskust ju seletada neile seda. Jah, selles mõttes kindlasti oma pädevust sa näitad paremini, kui sa oled ise võimeline tegema neid asju. Alati on nagu ettevõttes ka see võimalus, et näed, et tema on vana niidumees näiteks või tema on selle randaaliga varem töötanud, et tule koolita nii-öelda välja. Aga alati sul ei ole võtta neid tüüpe igal ajahetkel ja sellisel momendil on nagu väga hea, kui sul endal on nagu see skill ja know-how nagu olemas, et sa saad ja lähedki ja näitadki näpuga, et näed, võtad siit, keerad seda pidi. Need tüübid, kellest sa rääkisid ka, kes nii-öelda ütlevad, leiame 110 põhjust, miks mitte asju teha, et siis sul on ka nagu oskus või kui ütled ka, et seda ei saa teha või ma ei saa midagi siin künda või randaalida või ei ole võimalik või ei saa või ei oska või taha või 110 muud vabandust, et siis tegelikult on sul see nii-öelda võime või oskus võtta see traktor ja öelda, et tule nüüd palun siit traktorist maha, ma lähen teen selle asja siis ise ära, kui sa ei oska. Tule istu kõrval, ema õpetab, kuidas käib. puhtalt sellepärast on mul ka, kui mul juhilubade juures on CE kategooria. Et kuigi ma väga palju ei sõida sellega täna, et ma mingi aeg vedasin vilja. Teil on peaaegu terve tähestik seal lubade peal. Et kuigi mul on nüüd olemas, et ma ei sõida sellega, aga selles mõttes nii palju enam, aga mul on vahepeal see nagu võimalus või oskus, et alati on see üks vend, kes sõidab oma kaardi lõhki ja annab, et mineme reka ära parkima. Kas see või siis on see, et kui lihtsalt tuleb keegi, et mina ei saa siit tagurdada või mina ei saa või mina ei oska, siis mul teinekord lihtsalt kui ikkagi nii-öelda viskab üle, siis ma tule palun ja siis ma teen siis ise. Kuigi täna on olnud ikkagi mingi aeg traktoriga siukseid kohti, kus ma mäletan, ma olen korraks tagasi enda juurde, et mäletan seda, kui ma esimest korda hakkasin külvama, see oli siis mõned aastad tagasi, sest muidu mul tegeles külviga töömees ja isa ja siis olude sünnil pidin hakkama ise siis külvama ja mäletan mingid põllud olid hästi porised. Ja mina ütlesin isale, et mina ei lähe selle traktoriga siit nagu, ma ei lähe. Ma jään sinna sisse, ma jään kinni sinna, mina ei lähe. Ja siis ma mäletan küll, et isa helistas mulle, ta oli ise põllu peal töömehega, ütles, et ma tegin sulle teise traktoriga jäljed ette, sa lähed sealt kaudu, on ju. Ja siis niimoodi ma seda külvasin, neid lompe seal, on ju, ja siis isa ütleb, et kus sa läksid? Mul nagu, et ma tulen teise ringiga ja siis tuled kohe siit, on ju. Ja siis samal ajal me rääkisime siis telefonis, ütles ka, et ma seisan selle koha peale, sa lähed siit, kus ma näitan, et mul endal vahepeal on küll olnud mingeid kohti näiteks traktoriga, et mina ei lähe, vaata, et ma jään sinna, ma upun sinna ja siis see jääb. Et mul on nagu teine hirm on see, et traktor läheb ümber. Mul on nagu lihtsalt nagu kõige suurim traktor läheb lihtsalt ümber, et iga kord, kui ma pean kuskil mingi künnikraavis sõitma nagu läbi niimoodi, traktor läheb veits juba nagu natukene nagu vussi, siis mul on juba nagu suur hirm, et äkki läheb ümber ja ma tean, et see on mul täna probleem. Siinkohal tervitame kõiki silotallaid. Mina seda tööd teha ei saa. Selles mõttes, et ma tõesti nagu ei saa, mul on tunne, et traktor läheb ümber. Et mul endal on nagu mõned üksikud siuksed nagu põllud, mis on natukene mägisemad, on ju. Mul juba on paari põllu peal siuke hirm, et äkki nagu ma teeks nagu teisipidi või ma ei ole nõus, vaata, või ma ei lähe selle põllu peale lihtsalt, on ju. Alati ka isa ja siis Karel ka ütleb, et sa ei lähe ümber, et mida sa seletad, on ju. Siis muidugi mul on olnud siukest olukordi ka, kus ma olen saanud frontaallaaduriga John Deere'ile tagarattad mõlemad meeter maast õhku.
see on tavapärane. Et siis isad vaatasid ainult, et sa teed traktorile ümber, aga ise teed mingit siukseid trikke, onju, et aga jah, minul on siukseid olukordi, et ma kardan, traktor läheb ümber, aga üldjuhul ma nagu üritan ettevaatlik nendega. No mul on läinud, see on hullu. No jah, sellepärast mul on kiiru, et äkki läheb ümber, aga jah, mul tulles tagasi need lubade juurde, siis jah, need load on, et saaks lihtsalt võtta mõnel mehel võib-olla teinekord näidata koht kätte lihtsalt sellepärast, et kaua sa nagu jaurad mulle vastu. See on tegelikult päris hea pilt, kui Diana tuleb kleidiga ja siis lihtsalt nagu läheb nagu... Ma ei ole kleidiga enam ammu traktorijulis olnud. Sest ma mäletan, kui mina alustasin traktorijulis, ma pigem ikkagi olid mingid tunked või pusaga, panid veel juuksed ka veel nagu patsi kinni või nagu hästi kinni, et keegi ei näeks jumala ees, et sa oled nagu naisterahvana roolis on ju, jah, salapärane. Me just üks päev arutasime seda, et kui väga paljud näitavad täna sotsiaalmeedias, naisterahvad just, et nad tegelevad raske tehnikaga, olgu see siis metsatehnika või autod või traktorid, eks ole. Ja see kõik on täiesti okei, siis ütleme niimoodi, et 15 aastat tagasi, kui nii-öelda meie nagu traktoristi karjäär algas, siis jah, pigem oli niimoodi, et tollel hetkel olid ka minul vööni juuksed. Ma tean, keegi ei usu seda, aga olid. Meil on mingi pilt sellest, me otsime selle välja. ja tõesti, juuksed olid kogu aeg patsis, nokkar oli peas. Me nagu üritasime sulandada sinna nagu meest või me nagu, mina isiklikult lihtsalt nagu... Aga miks mina seda tegin, oli see, et ma ei viitsinud kogu aeg nagu seletada, et kui keegi nägi, et mingi tüdruk hüppas traktorist välja, ikka tegidki silorulle kuskil kellegi maja juures, siis tuldi ikka vaatama, et mis siin toimub, on ju. Ja siis tuleb peremees või perenaine vaatab, mingi väike tüdruk on seal roolis, on ju. Et lihtsalt seda seletamist nagu ei viitsinud iga kord teha, et lõpuks nagu see plaat kolus ära, et issand, tüdruk ja sõidab traktoriga ja selles mõttes, mis minu jaoks oli nagu normaalne ja argipäev nii-öelda oli nende jaoks nagu kosmos. Et täna tegelikult on nüüd väga palju naistraktorista. Absoluutselt. See on täiesti okei. See tehnika on lihtsalt juba nii palju hea, et sul on nagu hooldused, asjad tegelikult... remondi poolega, kui sellisega sa pead ise väga vähe tegelema. Ja sa pead tegelikult hoiad oma traktorid ja tehnikat hoiad, siis on ju kõik tegelikult okei. Et mina lihtsalt panin sellepärast lihtsalt nagu sulanduda nagu meeste maailma, et tahtsin ka võib-olla nagu rohkem nagu poiss olla, aga need juuksed on nagu probleem, et ei tule välja väga. Aga mina nagu üritasin ka nagu sulanduda meeste maailma, et jah, on tulnud hetke ette, kus ma olen pidanud kleidi või sellikuga hüppama korraks traktorirooli, aga neid pigem on täna vähe, et pigem olen ikkagi nende tööpükste ja nokatsiga seal roolis olnud. Aga jah, mis sa saad koristuse perioodil, kus on päev otsa pead traktoris olema, vilja vedama, siis ikkagi ei ole seda nokatsit peas, vaid on juuksed lahti ja nüüd on juba okei meil vähemalt enam keegi kraavi sellepärast sõida, et tuleb tüdruk vastu traktoris. Muidu alguses oli küll niimoodi, et need ajad õnneks. Need ajad on nagu mõeldes, et mingi aeg ikkagi oli see, et olid traktorirolis lahtiste juustega, siis inimesed võisid sõita kraavi või vaatasid pikalt, et mund on isegi kinni peetud politsei poolt, et kontrollid, kas mul ikka load on olemas. Sama lugu. Et politsei on ikkagi nagu reaalselt nagu vilkuritega tulnud järgi, et küsida, lubasid kontrollida. Jah, et see nagu tollel hetkel tundus väga see nagu kosmos ikkagi. Täna on ikkagi täiesti tavapärane see juba. Okei, täna ollakse harjunud, et naised sõidavad ka traktorite ja rekade ja muu raske tehnikaga, eks ole, kes on metsas ja mis iganes. Aga sinul on selles mõttes ju nagu taldrikul päris palju, et sina oled ju ka nii-öelda ettevõtte mõttes juhtivatel positsioonidel. Et kuidas sa sellega nagu toime tuled või kuidas sul kuidas sa seda suhtumist nagu tajud väljapoolt? No see on selles mõttes nagu trikikas, et senikaua oli kõik okei, kuni nii-öelda me tegime seda võib-olla selles mõttes, kui oli nagu mul isa elas, et siis see on nagu hästi palju võib-olla isa taha nagu peitu pugeda, et isa tegi ja selles mõttes, et täna saab ka paljuski Kareli taha peitu pugeda, et Karel teeb ka, aga täna on ikkagi see, et
ma pean ise neid asju tegelikult kui paljuski tegema või juhendama ja tegelikult ühiskonna surve on nagu ikkagi päris tuntav, et vaadatakse väga palju seda, et mida sa nüüd siis teed või mis see tüdruk nüüd ka siin asjast teab, on ju, või mis ta siin üldse nagu tegema hakkab, et mul on lisaks nagu on ka veel transpordi pool, on ju, et kui põllu poole pealt võib-olla nii palju ei kardagi, et ma nagu hakkama ei oleks saanud, et mul on nagu väga mõnus sihuke ja tore sihuke nii-öelda oma inimeste nagu grupp, kellele ma saan alati toetuda, mis on tegelikult põllumajanduses, ma ütleks, väga oluline, et on nagu head nagu kolleegid ja sõbrad põllumajanduses, kellele sa helistad, kuule, et mul on nüüd sihuke mure, mis sa arvad, mis võiks teha, on ju, ja et nemad nii-öelda võib-olla ei arvusta sind, ei arvustagi, et nad annavad seda nõu ja saab nagu hästi tehtud, on ju, et pigem arvustavad või vaatavad sulle nagu küsivalt otsa võib-olla kas müügimehed või müügiesindajad, et kas sa ikka saad hakkama, maaomanikud, et mis see tüdruk nüüd siin peale hakkab, on ju, et õnneks mul nagu oma nagu töömehed on nagu hästi head ja toredad, et mul on üks traktorist, kes on olnud nii kaua, kui ma tean, on ta olnud meil tööl, et tema teab igat põldu nagu oma kümmet sõrmi või peopesa, et tema ütleb ka, et tüdruk, me selle põllu peale praegu minna ei saa, sest et see on praegu tüma, et selles mõttes on mul nagu need inimesed ümber, et ja lisaks nii-öelda ka ümber mul ka sõbrad väljaspool põllumajandussektorit, pange tähele, kallid põllumehed, ka neid sõpru meil on, et ja neid peab olema, et kellega teinekord rääkida, ma ei tea, ilupuude lõikusest või kõigest muust, mitte randaalimisest, taimekaitseplaanidest ja muudest asjadest. See ei ole okei, nagu känkel, lihtsalt nagu kankel täiesti. Kui keegi tuleb, hakkab mulle rääkima taimekaitseskeemidest, väärtusplaanidest või oledki kuskil olla jõululauas või juubelilauas ja rääkida nagu muudest asjadest ka peab taimekaitseplaani, et neid sõpru peab ka olema. Jah, selles mõttes. Et kallid põllumehed, kui teil on niisugused sõpru, siis helistage neile aeg-ajalt. Tuletage meelde, et olete olemas, et ei ole ära kadunud. Varsti hakkab tihe koristusperiood, selles mõttes teil on veel aega võtta aeg maha sõpradega koos. Et selles mõttes ka nii-öelda naisterahvane, jah, selge see, et nagu väga palju nii-öelda on ühiskondlikku survet, et kõigepealt müügimeeste poole pealt, et ma muidugi väga neid ei näe enam kodus endale, sest et ma elan lihtsalt nii tundras, et nad võib-olla ei jõua minu juurde siin nii palju, aga jah, mul seda ikkagi nagu ühiskondlikku survet on, et ma mäletan, et kui ma töötasin siis sa oled ka ise olnud ju. Ma olen ise olnud ka ju müügimees on ju, või jälle müügimees on ju, et automaatselt müügimees on ju, et müüginaisi meil ei ole, et meil on müügiesindajad siis on ju siis sooneutraalselt, et ma ise ka olin ju, töötasin siis vilja kokkuostu peal ja käisin ka ju mööda kliente ja seal oli ikkagi tihtilugu niisugune olukord, et sa tuled sealt sellest autost välja, teinekord on sul mingi lilleline pluus või kleit seljas ja juuksed lehvivad, on ju, ja siis vaatab sulle su isa või vanaisa vanune meesterahvas vastu, et mis sa siin teed? Lilleke, kuidas sa siia eksisid? Kuidas sa siia sattusid? Et siis ikkagi nendega läks alguses ka teinekord ikkagi aega nii-öelda nagu tõestamiseks, et ma ikkagi oskan midagi ja teinekord tuli, kuidas kellegagi oli, et mõni sai kohe aru jutust, et on okei, teinekord teine ikkagi pani proovile, et kas sa ikka tead, mis see vili on ja mis see kaer välja näeb, on ju, või mis see põllupilt on või mis see kuivati üldse on, et teinekord tuli ikkagi jälle kasuks, et sul oli nii-öelda olemas kodune pool ja oma teises töökohas töötades, mis seal salata, tuli panna jalga teinekord nii-öelda viigipüks piltlikult ja panna pintsaks selga, et üldse nii-öelda laua taha võetakse või tõsiselt võetakse ja väga keeruline on nii-öelda olla võib-olla alla 30-aastane noor naisterahvas ambitsioonidega, mõtetega, ideedega ja sul on laua taga lihtsalt, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga sul on laua taga ikkagi niisugune nii-öelda meeste vägi, kes on sulle 50+, on ju, ja kes nii-öelda tunnevad võib-olla ennast ohustatuna, kes ei taha, et sa tuleksid mingite oma ideedega, et äkki sul on halvad ideed. Isegi kui sul on paremad ideed, siis nad ei ole nõus sellega, et sul on paremad ideed. Et mina näiteks tundsin töökoha peal väga palju niisugust asja, mida tegelikult ei peaks ju tundma. Aga ma arvan, et see oli isegi ainult põllumajandussektoris, see on ka nagu muudes sektorites ka, et kui sul läheb ikkagi
koolist tulnud noor tüdruk läheb sul oma ideedega, väga heade ideedega, et läheb tööle ja sul on vastas on niisugune ringkaitses 4-5-6 meest, on ju, siis tegelikult ongi väga suur probleem ja väga keeruline sealt läbi lüüa ja mida sa naisterahvana siis, mis sa teed? Paned ka selle pintsaku selga, et noh, ma siis olen ka siis proovin mees olla, aga noh, ikkagi ei ole, et on neid tegelikult täna ju naisterahvad, kes on nagu selles maailmas väga kõvasti läbi löönud ja meil on tegelikult täna ju sektoris ju väga palju ägedaid naisterahvaid. Ei, absoluutselt. Ja kindlasti nad ei ole jõudnud sellepärast ainult sinna, et neil on ilus juuksevärv või nad on, nad on väga-väga ilusad naisterahvad meil täna, et kõik naisterahvad on ilusad, on ju, et nad ei ole jõudnud täna sinna nagu positsioonile, kus nad on, sellepärast lihtsalt puht ilusad on, nad on tegelikult väga targad. Aga kindlasti nad on väga palju pidanud ennast tõestama, et nad on pädevad mingitel oma nii-öelda alatippudel, on nad siis täna meil taimekaitsemüügi esindajad või on nad siis, ma ei tea, viljakokuostu peal või ka assistendid, kus iganes on, et tegelikult tuleb ikkagi läheb see eelarvamus jälle, et noh, mingi tüdruk tuli jälle, et mis ta siin tahab, on ju, et noh, kui minul vaata neid müügimehi väga ei käi, on ju, või jälle müügimehi, müügiesindajad väga ei käi põllu peal, et noh, sinul käivad neid ju seal riburadamisi pidi, et kas sa näed seda vahet ka, et noh, need naised, kes tulevad, on nagu tase allpool, et nad ei oska mingeid asju või on mehed tase kõrgemal või et kuidas nagu nende müügiesindajatega nagu on? Minul selles mõttes on nagu siiamaani kõik hästi, et mul on käinud kodus ja nad on ütlesid, et kõik on väga timm, et ma nagu ei tea, et mul on nagu muidugi head sõbrad või noh, ütleme vanad kolleegid või sõbrad on ka käinud nagu põlde vaatamas, on ju, et nendega nagu okei olnud, aga sul on see nagu seltskond alati väga kirju olnud, et minu juurde näiteks noh, minul silo ju seda niisugust poolt ei ole, et mul juba see nagu kontingent kaob ära, et kuidas on nende asjadega sul? No ütleme niimoodi, et on nii ja naa, et on nii-öelda konkreetselt ongi nõustajaid, meesterahvaid, kes siis tulevad, vaatavad su põldu, sa räägid, miks sa midagi tegid ja sa saad selle eest võib-olla nagu natukene puid alla, sest sa ei tee nii, nagu tema oleks teinud, on ju. Ja seal tihtipeale võib-olla mängib rolli pigem see, et lihtsalt noh, mina olen täna 30 ja natuke peale, aga näiteks see nõustaja on 50 ja peale. Lihtsalt see, et väidetavalt on temal vanust ja kogemust rohkem, on ju. Aga noh, võib-olla mina olen jällegi nii-öelda selle kaasaegsema lahendusega nagu paremini kursis või ennast nagu kurssi viinud, on ju. Et see on nagu üks asi. Teine asi on see, et miks ma mingeid liigutusi võib-olla teen, taandub kuskile nii-öelda rahanumbrile, eks ole, mis seda müügiesindaja nõustajat nagu absoluutselt ei huvita, on ju. Sest tema eesmärk on müüa, on ju. Selles mõttes. Ja noh, teine teema see ka, et noh, tullakse, antakse sulle nõu. Mina pigem võtan neid nõuandeid niimoodi noh, poolpika hambaga nii-öelda, et ma ikkagi nagu ise veendan nagu üle, et kas nii-öelda soovitatud mingisugune skeem või asi, et kas seda ikkagi on nagu rentaabel teha või ei ole, sellepärast, et kui me nagu läheme ühe koha peale, me näeme, et seal on mingi kasjak, on ju, siis võib-olla kogu põllu ulatuses seda ei ole, on ju. Et selles mõttes naistega käies niimoodi põllu peal või naisterahvastega, müügiesindajatega, nõustajatega on nagu kuidagi seda noh, jah, õpetamise momenti võib-olla on ikkagi vähem. Selles mõttes. Sinu õpetamise momenti? Jah, et pigem tullaksegi võib-olla siis nagu minu käest õppima nii-öelda. Et täna on juba rollid nagu võib-olla isegi natuke vastupidi. Et noh, väga ma seda ei ole nüüd kogenud, et tuleks mingisugune meesterahvas ja tuleks nagu selle õppeeesmärgiga minu juurde, et kuule vaataks põlde, et näed, ma olen nagu suht mingi värske sellel asjal, sellel alal nii-öelda. Et aga naisterahvastega pigem on nagu see, et tullakse, küsitakse nõu nii-öelda ka minu käest, vaadatakse, mida ma teinud olen, sest noh, tegelikult meil on väga pädevaid nagu inimesi valdkonnas ju ka, naisterahvaid ka, kes on, noh, tulebki vaatab, kuule, mul on mingid laigud vilja peal, ma ei saa aru, kas see on nüüd elemendipuudus või on ta mingi haiguse teema, on ju. Ja kutsudki, tullakse, vaadatakse ja nad nagu annavad sulle neutraalse arvamuse nii-öelda, või hinnangu, et mis see võib olla. Kui nemad ka ei tea, siis me võtame proovid ja selgeks, mis häda on, on ju. Et selles mõttes. Aga noh, mingeid vanakooli vendasid on ka tulnud niimoodi umbes, et vaatab sulle nagu mingi põllu leemalt otsa, ütleb, et sul on mingi
anna niidukit, vaata, et pole mõtet üldse jamada. No vaata, siin on võib-olla see, see need ikka näitab, sul on mingid kaasaegset lahendust, et kui me mõtleme täna 20 aastat tagasi, siis kõige parem lahendus oli seesama ader, mis siin taga viska järgi, annad hakka. jah, et kõik maa mustaks on ju, aga täna me mõtleme ju ikkagi sellele taastava põllumajandusele, meil on vahekultuurid, et oleks hoopis pigem just maa ju roheline, mitte must on ju, et ka ju siin tegelikult põrkuvad nii-öelda, et võib-olla, ma ei tea, kuidas on, et mina pean iseendaga nagu üldjuhul nagu aru pidama ja Kareliga aru pidama, et mis oleks nagu maa jaoks nagu hea on ju, ja ise oma nii-öelda rahakotile otsa vaatama, aga kuidas sa oled olnud tööl ja ettevõtetes või oled siiaettevõtetes, kus sul on ju, seal on ju agronoom, kes annab siis tööjuhatajaga koos siis käsu nagu meestele, aga sa pead ju enda otsuseid ju kaitsma või arutama või analüüsima läbi ja nii-öelda kokku leppima, mida iganes tegema siis ettevõtte omanikega, et kuidas nendega nagu on, et kas nendega on ka mingit põrkumist nagu naisterahvana või sa pead nagu tõestama, et me päriselt teeme nagu õiget asja või teeme nagu head asja? Punkt 1 on see, et kõigepealt arutad läbi nii-öelda paarimehega, eks ole, ja ongi täpselt tööjuhatajaga, arutad asjad läbi. Hetkel tundub, et meil on nagu hea klapp nii-öelda, et seal ei ole nagu probleemi, et üks on mees ja teine naine, selles mõttes. Ettevõtte juhtkond on meil ikkagi meestevägi. Seal ma arvan isegi tegelikult lõppkokkuvõtteks ei ole oluline, kas on mehed või naised nii-öelda, kas siis ülemused või alluvad. Pigem on teema see, et sa pead olema lihtsalt oma valdkonnas piisavalt pädev, et sa suudad nagu asjad ära seletada ja vastata ka teinekord väga totratele küsimustele. Näiteks, miks mais ei kasva ühel põllul 2 korda peale külvi nii-öelda. Et miks me külvame iga aasta uuesti maisi, kas me nagu ühe korraga ei saa hakkama, on ju. Et juhtub ka seda, et ja sa pead olema selleks nagu valmis, et hoolimata sellest siis, kes või mis sa oled, on ju. Et pigem ma arvan, seal on nagu see teema lihtsalt, et sa peadki olema enesekindel, ära põhjendama oma otsused ja põhjused nii-öelda välja tooma. Ja seal nii-öelda sugu ei mängi olulist rolli. Pigem, aga pigem on ta seal nagu isegi jah, nii-öelda igapäevasematel teemadel on võib-olla see hõõrumine natukene nagu kipub nagu tekkima. No mina lihtsalt kujutan ette, et kui mina läksin niisuguses ettevõttes tööl agronoomina või tööjuhatajana, siis ikkagi läheks enda tõestamiseks, ma arvan isegi ka meesterahvastel läheb seda tõestamiseks nii-öelda aega, et kui tuleb ka noored, ma arvan ka ju, kui Karel läks nii-öelda tööle agronoomina või tööjuhatajana, et ka temal tuli tõestamist omajagu, et ta tuli ka tegelikult ju läks noore poisina nagu ju tööle ja eesid vanad agronoomid, aga võib-olla ta lihtsalt mõnevõrra lihtsam, et tõestas ennast ära võib-olla 1 aastaga, ja ta sai, nii-öelda sai selle nagu enda taseme nagu ära, et ta on niisugune tase, järjest areneb, paraneb, on ju, ja kui ühe korra juba on teada, et niisugune tase või nagu oskused on olemas, siis jäetakse see nagu rahule, aga naisterahvad võib-olla tuleb jälle uus töötaja, paneb jälle proovile, on ju, või uus müügiesindaja. Jah, selles mõttes, et ikkagi nagu piire kombitakse ja päris nagu viisakalt selles mõttes, et ikka iga viljakoristuse hooaeg üritatakse nagu uuesti natuke võib-olla proovile panna sellega. Aga ütleme niimoodi, et mis mina olen nagu aru saanud, et vist justkui toimib, ongi see, et mul on nagu see taustsüsteem suht nagu korralik ikkagi, on ju. Et kui ongi vaja, ma ei tea, tuleb mingi sel ütlebki, et kuule, seda põldu ei ole praegu võimalik künda, on ju. Siis ma lähengi vaatan masinale otsa, on ju, ja vaatan, miks ei ole võimalik künda, on ju. Et ma ei ole niimoodi, et lööme käega, on ju. Et siis me ei lähe. Jah, või sama teema kombainimisega, eks ole, et ma olen kombaini peal veetnud nii nii-öelda abipiloodina kui piloodina nagu päris mitmed suved, eks ole, et mul nagu see töö nagu point on väga hästi selge, on ju. Et
selles mõttes, kui kombainer ikkagi hakkab nagu mulle vastu paukuma, siis ma paugun vastu, sest et ma saan aru, et noh, ühel vennal ongi võib-olla 1000 hektareid selja taga, eks ole, koristatud minul lihtsalt sellepärast, et ma olen tulnud väiksematest ettevõtetest ja ei ole nagu see nii-öelda hektarite hulk nii suur, mis ma olen koristanud, aga tööpõhimõte on täpselt sama. Et seal ei ole vahet, kas sa koristad aastas 500 hektarit vilja või 5000 hektarit vilja. Et mis on nagu määravaks teguriks erinevate asjade juures on ala saagikus, eks ole, et kui kiiresti sa saad nagu kombainida, eks ole, ja kui pikalt sa seda põhku tahad saada sealt, et palju sa läbi pead laskma. Et noh, need nüansid on mulle nagu selged ja kui mingisugune vanem kombainer tuleb ja hakkab mulle seal nagu seletama, et ei, nii ikka ei saa, siis noh, tegelikult saab küll, et noh, ma olen teinud ka ja ma tean küll, kuidas käib selles mõttes. Tulles taustsüsteemi juurde, mis sa nagu rääkisid ka, et see taustsüsteem, ma eeldan, on tulnud sul lisaks nagu su nii-öelda töökohtadele, tuleb ka su lapsepõlvest või siis nii-öelda vanaisast, isast, et kes nüüd on kaasa tarinud on, et siit võib-olla on nagu hea üleminek sellele põlvkondade vahetuse teemale või lihtsalt nii-öelda see, et kuidas nii-öelda noori kaasatakse täna nii-öelda põllumajandussektorisse. Et me räägime täna väga palju sellest, et on põlvkondade vahetus ja meil tuleb noori põllumajandusse peale, ja me ei räägi täna ainult sellest, et meil on nagu põllumees, kellel on laps, et on see põlvkonnavahetus, aga on ju põlvkonnavahetus ka agronoomidel, ametnikel, müügiesindajatel, et kes läheb ära pensionile või lihtsalt enam ei jaksa teha seda sama tööd, et 25 aastat tehtud, et vahetab siis nii-öelda seda poolt, et toon enda nagu näite põlvkonnavahetusest. Minu näiteks on väga vedanud sellega, et mind väga palju kaasati kogu aeg, kui ma lapsest saati nii-öelda olin igal pool kaasas, et mulle justkui tehti see lapsele nagu selliseks mänguks, et ma sain kaasa ja ma pidin ka tegema tööd, mis oli teinekord väga raske, et vanaisa võttis kaasa, et pididki meil oli niisugune plaat kuivati, kui ma väike olin, siis käruga selle vilja sinna nii-öelda laiali laotama ja pärast kokku lükkama ja segamas käima, et jah, see oligi raske. Aga see oli nagu töökultuuri kasvatus, aga mind võeti nagu kaasati nagu juurde ja hiljem, kui nii-öelda võib-olla kahe kõrva vahel rohkem mõistust oli, et isa andis juba mingeid ülesandeid, mis oli minu vastutada näiteks, oli ta siis mingi, ma ei tea, tegin külvi korda, panin paika, üritasin panna, siis isaga koos vaatasime näiteks selle üle, et minul selles mõttes on nagu eluliselt väga-väga nagu positiivne näide, et mind kaasati õigel ajal, et ei lastud seda nagu aega mööda. Et me mõlemad oleme ju selles mõttes ka ju mitmelapselisest perest, et minul nii-öelda nooremõde ütles küll, et tema nagu põllumajandus, tema ei hakka tegelema sellega, et temal mingi aeg olid mingi lamba vaimustus, ma mäletan, et võib-olla kui oleks sellega läinud edasi, siis oleks lambad ka meil olnud kodus, aga selles mõttes jah, et minul on nagu haarati nagu igal pool mind tööle kaasa ja kui ma läksin ka Maaülikooli, siis isa ikka teinekord tuli ja küsis, et kuule, mis see nüüd on või ta andis mingisuguse probleemi mulle ette, kas või mingi mullastiku või selle osas, mida ma ei osanud nagu talle nagu vastust anda, et ta andis mulle mingi ülesande, mida ma pidin koolis saama mingi vastuse, et on olnud olukordi, kus ma olen läinud Enn-Leedut mäletad, et võib-olla teised vaatajad, kuuled mäletavad ka Enn-Leedut, et ma olen läinud Enn-Leedu juurde, et õpetajad, mul on probleem, mul on küsimus, et ma ei osanud vastata, et selles mõttes, et kaasati hästi palju, aga mul on ka olnud siukseid nagu kogemusi oma töökogemusest, kus ma lähen põllumeeste juurde. Neil on mure sellega, et neil on 1, 2, 3, 5 last ja mitte keegi ei taha põllumajandussektoris olla, et kas siis on nagu maha magatud see õige aeg ja see on täiesti okei ka, kui taha põllumajandussektoris olla, see on täiesti okei ka, aga lihtsalt et kas siis pole õigel ajal kaasatud, et võib-olla kui siin kuulavad põllumehed, kellel on lapsed mingis vanuses, et võtke nad kaasa juba nagu varakult, et aga siin on konks ka, et mina ütleks niimoodi, et vägisi ei tohi kaasa võtta. Selles mõttes, kui ikkagi lapsel või nende järelkasvul on ikkagi nagu null huvi, eks ole, kui teda huvitabki mis iganes teater, muusika, kino siis see on täiesti okei selles mõttes, et
ma ei tea, mis meil on mingi keskmiste laste vigastus selles mõttes, et kuidas meie oleme nagu põllumajandusse sattunud. Võib-olla see oli see ainuke, ma olen ise mõelnud, et võib-olla see oli see ainuke koht, kus meile tähelepanu pöörati. Võib-olla ka. nagu, et muul ajahetkel sa olid nagu niimoodi, et kõige vanem laps tegi kõiki asju esimest korda ja kõigil oli nagu vau, onju. Ja siis olid need pesamunad, kes oli nagu, issand, nad teevad seda uuesti, vau. Ja siis olid mingid 2 keskmist jopskit, onju, kes nagu lihtsalt mingi, kuule vale, seal põllule, lähme kaasa. Meil nüüd kuhugi minna, sest vanemad vennad olid niikuinii kuskil juba tehnikaga kuskil ees on ju, nooremad õed, meil on ka vanemad vennad, nooremad õed, nooremad õed olid nii nunnud, vaatavad, meil on ka suur vanusevahe mõlemal oma nooremad õdedega, et see on nunnu, et oi, ta teeb sihukest asja, aga see oligi täpselt see, et ta oli juba nagu nii noor oli, et teda nagu kaasa ei võetud, aga ja siis ise läksidki kuskil jõlkust kaasas, sellepärast, et tahtsid nagu tähelepanu saada. Et selles mõttes, kui nagu järelkasvul on huvi, siis haarake kaasa. Siis vähegi haarake nagu kaasa ja kaasake ka nagu, et kui ongi mingeid juba nagu mingeid mõtteid ja asju, et las proovivad selles mõttes, et mina olen läinud ettevõttesse nagu välja vahetamagi pensionile jäävat agronoomi, kes tehniliselt oleks võinud olla vanuse poolest minu vanaema, onju. Et selles mõttes ja need maailmavaated ja võtted võivad olla nagu väga erinevad selles mõttes ikkagi, et kas sa oled nagu suhtkoht värskelt tulnud nii-öelda koolist, saanud mingisuguseid modernseid nii-öelda õpetussõnu ja uudseid lahendusi nii-öelda juba, või siis on see nii-öelda 50-60 aasta tagune kogemus ja õpetus nii-öelda, võib-olla isegi jah, see õpetus ja kuidas tollel ajal tehti, et olen natukene kogenud seda, et väga raske on lasta lahti vanadest harjumustest, aga mingil hetkel on ikkagi see, et kui see enam ei tööta, siis tuleb midagi muuta. Minu ütleks, et noortele peab võimalus andma, et võib-olla siin on ka, kui kuulavad noored, kellel on isa või vanaisa või keegi onud, emad, tädid, kes iganes, isad ja vanaisad vaata on ju. Ma ei saa aru, mis seal viga on. Ma ei tea. Mul on harjumus, et kui teil on nagu keegi ees, kes teeb põllumajandusest, siis te tahate ise väga teha seda ja teil on huvi, et olge ise ka nagu julged ja öelge, et mul on sihuke idee või sihuke mõte või mis te arvate, kui siukest asja prooviks on ju ja kallid emad, isad, vanemad, vanaisad, et kui noorel tuleb mingi idee, isegi kui ta on halb idee, las ta siis katsetab ära selle idee, või rääkige nagu korraks võib-olla mingid asjad üle, et äkki läheb idee paremaks või äkki idee muutub, et sellist nii-öelda kohe panna plokk peale, et mis sina nüüd noorga tead, et mis siin vahekultuuridest üldse nagu see maha materdamine kindlasti ei ole nagu mõistlik, on ju. Kohati osadel on kombeks, mul endal isegi kohati ma olen täheldanud, on nagu kombeks, et pigem hakkad võib-olla mingeid ideid nagu kohe maha materdama, mitte see hakka nagu nii-öelda piltlikult öeldes flirtima mõttega ja asja nagu paremaks tegema. Lihtsalt vaatad, mul suri jalg ära, et mul on kuidagi hea mugav täna siin padikaisus istuda, sest hommik on ja kruus on ja kõik on mugav. Et selles mõttes jah, põlvkondade vahetus on kindlasti nagu teema ja eks see on iga nii-öelda põlduri unistus, kellel on nii-öelda oma isiklik ettevõte, anda see üle oma nii-öelda lastele või nii-öelda järeltulevatele põlvedele, et aga lihtsalt hästi kurb on see, et kui sul on nagu tohutu töö on ära tehtud ja sul ükski lastest ei taha nagu põllumajanduse kätkata ja siis sul on elutöö on tehtud ja siis peadki raske südamega selle maha nagu müüma, sest et keegi enam ei taha teha sul, et aga see, ma ütlen, et jätkuvalt on see ka okei, kui lapsed ei taha põllumajandust teha, et kindlasti ma tean ka neid, ma tean ka ühte talunikku, kellel on ka 3 last ja kelle kõik lapsed ütlesid, et isa, et ma ei taha teha põllumajandust, ma näen, mis töömaht see on, ma näen, mis stress see on, ma näen, kui palju muresid või probleeme sellega on, et nad ei taha seda enda ellu, sest et nad näevad seda, et vaata, üks asi on see, et lihtsalt ma toon jälle võib-olla ebaõiglase näite, sinu ja Karinale, et te olete nagu agronoomid, on ju, selles mõttes, et
et agronoomidel on nagu või taimekasvatusjuhtidel on nagu üks kindel liin. töö on ju, sa teed selle töö ära, teed sa seda hommikul kella 6 õhtul kella 8 või mis iganes kellaajal sa teed seda, on ju, sa paned selle ukse kinni, on kõik, on ju. täna näiteks on minul see mure, et ma olen ise ju nagu ettevõtte omanik, on ju, mina saan ju neid kõnesid, et kuule, et kus on nagu raha või kus on see, et täna vaatan välja, mul on tulnud 35 millimeetrit vihma, mul on külvid veel lõpetamata, on ju, et minu mentaalne tervis hakkab juba nagu kuskilt hakkab jälle kärssama mingist otsast, on ju. Et noh, täna tegelikult on ju, ja kui sul on lapsed, kes näevad seda, et isa või ema on pahane, sellepärast külvid on tegemata või midagi on katki kuskil või ma ei tea, traktoril on mingi asi läks katki, kuhu läheb jälle raha, on ju, või sul on see, et sul on noh, mingisugune emadepäeva, noh, lihtsalt on jälle oma näite, et emadepäeva aeg maikuus on ju, kõik on põllul, on ju, ja sul on emadepäev, on ju, ja siis sul ei ole kedagi kodus seal. Et noh, me oleme alati üritanud nagu seda, et isegi emadepäev on, siis me õhtu kas või kell 9 või kell 10 alati istusime laua taha, on ju. Või näiteks on mingid kellegi sünnipäev või sul sõpradega tahad randa minna või tahad vanematega kuhugi minna või noh, või tahad, et isa näiteks tuleks sinuga koos kuhugi ja sul on see, et ma ei saa, mul on põllu peal. Et tegelikult on näevad seda, on ju, aga mida tegelikult väga palju nähta on ju see põllumeeste, põllunaiste see nii-öelda mentaalne tervis ja mentaalne pool, et kui palju näiteks on ma ei tea, magamata öid või stressi sellepärast, kas sa saad oma selle viljasaagi üles, kas sa saad oma pritsitud või taimekastitööd tehtud, on ju, või kas sulle see kuivati jupid jõuavad õigeks ajaks, on ju, et mul üks tuttav põllumees ütles väga hästi, et tal ei ole isegi selle stressiga nagu väga hullu midagi, et mis põllu peal toimub, et kuna ilm on, ta ei saa midagi teha, on ju, aga tema jaoks on nagu väga suur stressiallikas see, et tema all olevad töötajad või nagu siis on nad siis traktoristid või noh, kes iganes on ju, nemad ju loodavad ju selle põllumehe peale, on ju. Ja ta ütles ka, et see on nagu see stress, mis temas on, et tema peale loodavad, on siis ta 10 või 15 töötajat oma peredega, on ju, sest ka nendel peredel on mingid autoliisingud, laenud, noh, mis iganes asjad. Ja see on nagu tegelikult siuke asi, millest võib-olla ei räägita väga palju. Jah, mul jookseb töö sisse, aga las ta olla. Me veel natukene aega peame kannatama. Natukene siin veel jämmime ja siis et see on nagu siuke mentaalne teema, et selle jaoks näiteks noh, mida mina olen õppinud oma elust on see, et mul on selle jaoks on sõbrad või siuke nagu oma nii-öelda inimeste ringkond, kes nagu täidab mu tassi ära, et miks ma nii-öelda teen võib-olla mingeid siukseid välja sõita nädalavahetused kuskil, ma lähengi kontserdile, noh, kes on AN-i jälged, on ju, et me käisime siin Anu ja siis Katiga, kui keegi on näinud, käisime ju Hollandis kontserdil, 3 päeva teist asja ära, on ju. Nulltööd. Nüüd käisime siis, kui vihmased ilmad olid, käisime Rootsis kontserdil, on ju, et siuke hoida oma sõpru, et noh, mina olen näiteks selle nagu teinud, et ma hoian neid inimesi enda lähedal teadlikult ja üritan neid nii-öelda ikka aeg-ajalt siis nii-öelda helistada ja külla kutsuda või siis vähemalt küsida, et mis sa siis teinud oled, mis sa teed, et mul oleks nagu neid inimesi, kes nagu aitavad tassi täita. Et ma arvan, et see on täna üks nagu väga oluline asi, et ega keegi ei lähe ju, ega kui sa kutid ette, et sul on põllupäev või sa lähed reisile põllumeestega, ega keegi ei räägi seda, et kuule, et mul on nüüd siuke mure, või ikka räägitakse, pigem üritatakse headest asjast rääkida, ega sellest mentaalsest nagu pole seda, kõik on ju üksinda selles. Et noh, kui palju räägitakse üks asi on see, et sa oled nagu selle nii-öelda oma nii-öelda tööalase stressiga nii-öelda üksi või isegi kui sa ei ole üksi, oled sa nagu koos mingi pundiga, kellel tegelikult kõigil on nagu kõigil sama probleem. Ja ausalt öeldes minul on nagu kopp siiralt ees sellest juba. Et mina tahaks väga lihtsalt minnagi kuskile ja olla niisama niimoodi, et ma ei pea mõtlema, mis põllul toimub, mis asjad mul kas on taimekaitselaos, kui palju mul väetist laos on, kuhu ma mida viskama pean. Ma ei viitsi selle peale enam mõelda, mul on ausalt öeldes siiber täiesti sellest. Kuigi see kevad on olnud nii rahulikus tempos, on ju, et noh, ma imestan täna vaadates kalendrisse, et meil hakkab kohe juunikuu, on ju. Mul lihtsalt vahepeal on nagu tuleb siuke motivatsioonikriis, et võtke see põld ja minge olgu oma ette, et ma lihtsalt, ma isegi ei taha nagu, ma ei taha seda põldu vahepeal, ma ei taha seda mingit põllutöid, on ju,
teinekord ja siis ma lähen jälle traktori peale, noh, nüüd ma väga palju pole jõudnud sinna, kuna on nii-öelda järelkasv, et ma pole jõudnud siin nii palju, kui ma tahan, aga teinekord ma lähen traktoriga, teen jälle tööd ja siis mul tuleb see motivatsioon tagasi, et tegelikult on ju lahe, on ju, aga lihtsalt mingi hetk on niimoodi, et see kõne tuleb, et kuule, mul on nüüd traktoril mingi rihm, on ju, et see läks, on ju, see ilus päev, 3 päeva läheb raisus või on kuivatis, mingi jupp läheb, on ju, et tegelikult seda stressi väga palju, et võib-olla lihtsalt pole nagu see stress nagu naisterahvastele ka mõeldud, et võib-olla lihtsalt mehed nagu händlevad seda ka paremini ära, sest naisterahvastel on ka muid asju, mille pärast on nagu stressata vaja, või noh, mitte just stressata vaja, aga ikkagi on nagu teatavad probleemid, et sul on näiteks, no võtan näiteks oma näol, et kas mul on see pestud, on ju, triigitud, kuivatatud, kas mul on laps on söönud, on ju, et kas mul on see lillepennar korras, et mis see naaber arvab, kas mu muru niidetud, vaata, et noh, et neid asju on nagu nii palju ja siis tuleb veel kõne sisse ka, et kuule, kenekarihm läks, vaata nagu võtke see kenekarihm, minge sellega sinna samusesse lihtsalt. Ja selles mõttes kindlasti on teema, et pigem igasugused kodused olmeteemad on ju ka nii-öelda noh, sujuvalt ikkagi millegipärast on nagu naiste teema ja mehed nagu pigem noh. Tore on, kui läheb niidab muru ära. Minul on sellepärast nagu jälle nagu positiivne kogemus see, et mul on nagu nii head nagu töömehed endale, et kui midagi läheb katki, siis nad ikkagi nagu remondivad selle ise, et mina nagu väga remontima ei pea. Õnneks, ma olen ka olnud eluaeg see, kes annab mutrid kätte, vaata, et kui midagi katki ka teen, vaata, et siis mul lihtsalt tegid katki, seisad siin koha peal, annad mulle mutri kätte, hoiad seda asja, on ju, et ma nagu ei pea remontima, aga noh, ma tean, vaata, et kui ma siin käkiga kokku keran, siis ma ikka pean ise nagu aitama selle kordaga teha, on ju, aga lihtsalt täna siis noh, mul on nagu lihtsalt niivõrd head nagu see nagu tiim on ümberringi, kes nagu noh, traktor jääb sisse, ma ei pea hakkama ise otsima trossi, et mehed ütlevad, et okei, võtan trossi ja lähen tõmban välja, et mul on nagu selles mõttes on ülihea tiim, kellele toetuda, aga paljudel ei ole vaata seda jälle, et ja noh, ja see ongi see mentaalne tervis, kui sa oledki üksinda, et sul pole isegi ka nagu võib-olla nagu lasteabi või sul ongi nagu oledki näiteks sulas, aga kahekesi on ju, sul läheb midagi katki, sa pead mõtlema, kus sa selle varuosa saad, kas see on laos olemas, kui sa oled tundras nagu mina, on ju, siis sa pead tund aega siitma kuskilt Tartus, et mingi juppi seda, enne pead helistama, vaatama, kas üldse olemas. Ja noh, või siis mina lähen vahepeal sinna kohale niimoodi nende juppidega, et mul on need juppid, mul on uusi vaja. Palun andke, ma tean, et teil on, vaata, aga ma võtsin vanad kaasa, vaata, et noh, ma teen ka vahepeal niimoodi, et noh, õnneks seda nagu juhtub nagu harvem, aga on juhtunud. Et mul on selle koha pealt kogemus, et olen ise lammutanud erinevaid haakeriistu või traktoreid. Anu meil vana mehaanik. Või laiali lammutanud ja noh, selles mõttes olen olnud ka nii-öelda varustaja, lisaks agronoomi tööle kõrvalt ka siis vastutanudki varuosade ja remondiasjade eest. Ehk ma olen väga palju veetnud nagu aega töökojas tänu sellele ka. Aga kuidas need varuosamehed, kui sa helistad, et kuule, mul on vaja mingit... No need esimesed 10 minutit on nagu erroris, kui sa üritad teha nägu, et sa tead, millest sa räägid, vaata. Aga mul on juba mingid kontaktid, kes nagu teavad, et kui see helistab, et okei, see vist peaaegu teab ka, mis ta räägib. Mina juba vabandan siin kõigi nende ees, kes ma olen helistanud, et see punane jupp. Et üldid nad teavad, vaata, et Diana helistab, siis me võtame nagu 2 sammu tagasi, et noh, juuksevärv on vastav, on ju, naisterahvas on ka veel, et hakkame siis otsast pihta, et räägime, et mis see agregaat on ja kust kohast see hakkab, et noh, nüüd ma juba tean, vaata, et näiteks kui me randaali kehtib, kas on esimene või tagumine rida, vaata, on ju, või adra poole pealt ka, et millise poole kas see on ülemine või alumine? Ülemine, mitte parem või vasak. Et kas on ülemine alumine? Et selles mõttes, et neid asju nagu on, et aga jah, naisterahvana nagu teinekord jah, sinna lähed, noh, ma olen läinud ju ikkagi nendesse esindustesse või müügisalidesse siukse nagu ka, et isa ütleb ka, et tule hüppa läbi, vaata linnast on ju, võtad mingi asja kaasa. On olnud olukordi, kus ma lähengi mingi kliendi kõpskingadega, et ma tulin, on ju, ja on olnud olukordi, kus ma lähen ka tunkedega sinna, siis ütleb, et meil on nagu, sa pole varem käinud siin ju, noh, et ei tunta ära, et üks hetk on sul tunked jalas ja siis on kleit seljas, et noh, nagu 2 isiksust on, et minul on nagu seda nagu rohkem, võib-olla sul on vähem. Mina nagu, noh, jah, no siin ei teki küsimusi, vaata, selles mõttes, et noh, jah, enamus ajast, noh, mul on need riided ja siis mul on magamisriided.
rääkides üldse riietest, kallid tööriiete müüjad. Me tahaks nagu naisterahvaste tööriidet ka nagu lõikeid saada, et me ei peaks minema nagu meeste osakonda nagu neid otsima. Roosasid ka ei taha. Roosasid ka ei taha. Kuigi kui keegi teab, kus ta roosasid tunkesid, me võime teha selle challenge, et Anule leida. Aga jah, selles mõttes, kui sa lähed täna... Väga keeruline on. Väga keeruline. Selles mõttes jah, et kindlasti nagu üks koht, kus tekivad ka nagu need probleemid, võib-olla täna ongi see, et sama teema, vaata, et läksingi kleidiga, vaata, on ju. Või lähedki seal piltlikult öeldes viigipükste ja pitsakuga, on ju, lihtsalt sellepärast, et sa tahad olla ka nagu neutraalselt ja viisakalt ja soliidselt riides, on ju. Täna tööriideid tehakse väga nagu normaalsete väljanägemistega, väga viisakate väljanägemistega, on ju. Et miks meie peame siis käimagi mingisuguste teksapükstega, eks ole, mis on, ma ei tea, väga mingisuguses kurvikas lõikes ja mis iganes, on ju. Ja siis sa pead olema seal meeste väheses nagu tööl, eks ole. Et tegelikult on see nagu nõme ikkagi, mina leian. Et öeldakse ikka, et ärge käige nagu välja kutsuvalt, naistel alati öeldakse, et ära käi välja kutsuvalt riides, eks ole. Aga nagu, mis variandid mul siis on? Ma ei tahaks nagu meie moodi riides käia, et täna just avasti, meil on samasugused pusad selja, sest et Tambreks ja Snickersis on hea pusa, on ju. Et jah, selge see, et mina ei ole kunagi läinud ka põllu peale, nagu kui olin müügiesindaja, ma ei läinud ka sinna mingi väga lühikeste või nappide riietega või avara dekolteega, et pigem ikka läksid nagu soliidse riietusega sinna, et see on nagu teema. Aga Anu, kuule, me peame lõpetama hakkama, sest et kell on kohe varsti nii palju, et Totma poisid on seal ukse taga ja nad tahavad hakata neid võrratuid masinaid hakkama tegema, sättima. Hooldama, mitte remontima, hooldama. Me ei tea, ma pead hooldama. Ütleme niimoodi, et kui sa oled pidanud ise võtma pulkadeks, näiteks selle sama adra, on ju. Siis sa hakkad seda hooldama. Siis sa järgmisel hommikul, kui sa oled adra võsti kokku pannud ja hakkad tööle minema, siis sa leiad selle 20 minutit, et kõik kohad üle määrida. Ühesõnaga, juttu jätkuks meil vist hästi palju kauemaks. Jätkuks. Et mis meie tänase podcasti kokkuvõtteks on, et kui sa oled naisterahvas, ole julge ja ära ürita olla mees meestemaailmas, ole naine meestemaailmas. Ära ürita olla keegi teine, kui sa oled selles mõttes. Ja jah, paraku nii on, et eks ennast tuleb tõestada. Loodame, et see asi paraneb ajaga muidugi selles mõttes, et naisi tuleb juurde. Ja hoidke oma sõpru. Ja, kindlasti. Hoidke oma sõpru ja enda tervist, et ka mentaalse tervist. Et lisaks sellele, et tuleb võib-olla niisama liikuda, mida tihtipeale me isegi ei jõua, aga hoidke oma mentaalset tervist ka, et kui ikkagi on nagu mure, siis teate küll ütlust, et jagatud mure on ju pool muret või kuidas ütlus käib, et ka rõõme tuleb jagada, aga mures tuleb jagada ja hoidke oma tervist, hoidke oma sõpru. Neid sõpru ka, kes seal põllumajanduses, päriselt ka, hoidke neid ka, sest et teinekord läheb ka neid sõpru vaja ja kui nad seal 3 korda kutsuvad ja 4. kord või 3. kord ikkagi lähes, 4. kord enam ei tule kutset randa palli minna mängima, et paraku nii on. Ja teinekord kutsuge traktori peale kaasa sõitma, et see on ka variant. Jaa, võiks. Et ühesõnaga hoidke tervist, hoidke sõpru ja nii ongi. Äkki me kohtume veel kunagi selles ägedas töökohas, et Totnuma poistele ja tüdrukutele väga suured tänud. Meil oli soe. Absoluutselt. Võib-olla ei olegi nüüd. Kell on ka juba nii palju, et me oleme üles ärganud. Enam ei saa pidama. Olgu lihtsalt vedama. Ma loodan, et eilne peaproov oli meil piisavalt hea, et täna oli jutt natuke parem. Ma ei tea, Karel on seal... Ta hoiab 2 käega peast kinni. Karel hoiab... Fucking edit tuleb lihtsalt nii keeruline. Sellest meil on multigem ka, vaata. Ma loodan, et heli läks peale. Loodame, et heli on seekord. Rohkem me ei jaksa enam teha sama asja. Siis me paneme teise podcasti mõtte peale. Et nii ongi. Aga meil oli äge. Selles mõttes Diana on väga hea vestluspartner, nagu te võisite kuulda ja näha. Ma juba vabandan tagantjärgi selle kausas ka, et kui võib-olla liiga kiiresti rääkisin, et selles mõttes nupp on olemas, et saab nagu aeglasemalt ka kuulata. YouTube'ist vist saab, mujal lihtsalt ei saa. Aga ei ole hullu. Harjuta ära lihtsalt. Me tasakaalustame ära, et mina veits uiman ja siis Diana tormab, et siis on nagu hästi võtta. Et nüüd on vist aeg võtta need ägedad joogid, mis meile Totnuma eile andis. Need on mingid oma brändi joogid.
ma ei tea, Karel jäi ühe selle ära, ta näeb suht värske välja. värske välja selles suhtes, et Energia, more footwork. More mul footwork. on Raspberry More Mint siin. energy. Mul on siin Raspberry Mint, ma teen lahti selle. Sina saad selle ju küllale kustutada ja saame selle podcasti taskuhäälingu joon alla tõmmata. Ja me soovime Karelile väga palju jõudu, jaksu, töötahet selle asja editimisel. Et sorry, not sorry, aga küta minna selles mõttes, aga jah, nii ongi. Järgmise korrani ja nii ongi. Äkki tuleme tagasi? Äkki.